Nii, tere päevast, head kuulajad. Me oleme eetris siit suurelt rattalaadalt, mida peetakse siis ajaloos teist korda. Nii et suusamehed tulid suuskadelt ratastele ja rattalaadalt jätkame siis, kui ma ei eksi, 13. korda toimuvat Rattalõvi podcasti. Eile siin tegi siis Reigo Ahven koos Eke Kauriga ühe podcasti sisse, aga täna minu külaline Kaspar Austa. Tere, Kaspar! Tere kõigile! Nii, Kaspar, rattalaadal ma olen näinud siin nüüd teist korda, kui me oleme teist aastat seda järjest pidanud. Mis tunded, milleks, kuidas arvad? Üritus kui selline, ma ütlen, et ülivinge, et suusamehed sellist asja teevad, et mitte rattamehed, et minu meelest nagu igati äge, teretulnud üritus, just niisugune taaskasutus, rattad, teine ring, et väga kihvt. Ja ma arvan ka, et just see teine ring, et inimesed, need rattad, mis kodus lihtsalt seisavad, saavad teise elu. Ja kuna me müüsime või tänaseks hetkeks on ära müüdud üle poolte rataste, ehk et see protsent on ikka väga kõrge, ehk see teise ringi ratas ikkagi liigub nüüd sellesse kohta, kus ta saab jälle liikuma, et see on minu arust ka nagu väga sügav ja väga oluline, et me saame taas liikuma, saame taas sportima, nii et ma ise ka tunnen, et see on igati hea üritus ja seda podcasti ka siin hea teha. Aga Kaspar, sinust. Mina teen väikese sissejuhatuse, siis sa võid mind parandada või teha siis omalt poolt. Sa oled endine tipprattur, sa oled täna noorte rattatreener, sa oled ennem seda olnud spinningutreener, sa oled pärit Elvast, väikesest kohast ja siiamaani Elvaga seotud. Ja ma arvan, et sinu süda on igas mõttes ratta värvides. Jah, nii ta on, et kuidagi see elu on mul niimoodi läinud, et teen, mis mulle meeldib. Elvaga seoses tõesti, et elu on niimoodi mulle need kaardid lauale nagu toonud, et ma olen Elvas traditsiooniliste rattavõistluste korraldaja täna samamoodi. Teen treeneritööd, sõidan ise veel rattaga kaasa, nii et ma olen selle sees ja ma naudin seda, et kõik see melu, kõik need inimesed, kõik trennid, laagrid, võistlused, et tore. Kaspar, sa oled täna 45. 44, nii et juubel on üsna vara algamas, et kui palju aastaid siis tegelikult rattaspordis sul kokku on? No rattatrenni ma läksin Arno Lääne ja Jüri Kalmuse juurde 10-aastaselt, nii et 34 aastat ma olen siin nagu selles karussellis olnud. Kas see 34 on selline teetähis, et kas kuidagi ära ei ole väsinud? Näed sa enda jaoks järjest suuremat perspektiivi või vahepeal tuleb selline väsimus peale, mõtled, et tahaks midagi muud teha. Et kuidas sa oled jaksanud selle sees nii palju olla, 34 aastat? No ütleme täna võib-olla on isegi see natuke lihtsam, et kui tippsporti tegid, et siis oli nagu niisugune niinimetatud mandrossi rohkem, et ma täna võtan nagu funnilt seda, et ma ei tea, trenni teen, kui tuju on ja õpilastega käid kaasas. Selles mõttes ma naudin seda praegu protsessi, et mul ei ole see nagu kohustus, aga mulle meeldib seda teha. Sa oled täna Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis jalgrattatreener äkki 14 aastat? 12 on täis, 13 jookseb, jah. Okei, 12 aastat, 13 jookseb. Eile, kui sa siia rattalaadale tulid, ütlesid, et sa tulid trennist, et tegid poistega kaasa. Palju kilomeetreid tuli? Jah, et eile mind kutsuti siia rehvi vahetusse, aga näed, ma kahjuks tegin oma valikud, et ma käisin õpilastega trennis, et olin 3 nädalat õpilast teemal, et ei tahtnud seda nagu niisugust trenni ära jätta, aga jah, hommikul läksime sõitma ja 107 kilomeetrit, nii et ilm super ja sai trenn tehtud. Aga jõuame nüüd sellesse kohta, kus 107 kilomeetrit Eesti maanteedel täna sõita. Kuidas sa seda trassi valid, kui turvaline see on? Jah, eks trassivalik ja liikluses olek, ega see on nagu niisugune riski koht on ju kõikidel jalgratturitel liikluses, aga ütleme Tartu baas, kus meil nagu asukoht on ju Ujula spordihoone on ju,
baasi asukohaga selles mõistes meil on nagu vedanud, et meil on kergliiklustee, mis jookseb siis Lähtelt läbi, on ju, et nende pisematega ma saan siis seal kergliiklustee peal hästi palju nagu treeninguid läbi viia, aga eilse trenni näitel, et kasutame suuri maanteid, et ei ole tegelikult väga hull, et liiklus ei ole nii tihe, et noh, Tallinna-Tartu maantee veel ilmselgelt me ei lähe, aga kasutame niisugused kõrvalteid siin, ma ei tea, Rõhult Tõravere või siis Elvast Laguja poole või niisugused väiksemad teid, et tegelikult on okei. Kuna 107 kilomeetrit on vaja kuidagi kokku panna, samal ajal sina treenerina pead mõtlema, et see trass, see rada oleks ka motiveeriv õpilaste treenitavate jaoks, et kuidas sa seda varieerid siis, et ma saan aru, et põhimõtteliselt iga päev peaks olema rattal, iga päev peaks mingeid ringe tegema, et kui kerge või raske see on, kui sa tead seda, et sa pead kogu aeg Tartust alustama, et oleks ka enda jaoks ja õpilaste jaoks põnev, et palju neid variante on? 10, 5, 20? Noh, ega selles mõttes Tartu on nagu hea kant, et noh, kui kuskilt Narvast või Pärnust minna, on ju, et siis seal nagu väga palju ei ole, aga täna ütleme siin Tartu ümber ja Elva ümbruses on neid kõrvalteid, mis on musta kattega nagu üle tehtud, et vanasti olid need kruusateed, mida ei saanud kasutada, siis täna ütleme ringide variant tuule suunast olenemata, et noh, sa saad tegelikult igasse suundasid Tartust ja Elvast minna, et ma ütleks, et ei ole nagu probleemi sellega, et sa pead kogu aeg ühte maanteed nühkima. Kaspar, see grupp, kes sul on, kellega sa eile sõitmas käisid, kui vanad nad on ja kui palju neid on, et kui palju neid trenni tuleb või kui paljudega sa alati arvestada saad, kui sa treeninguid alustad? Noh, eilse trenni näitel noh, ilmselgelt, et 10-aastane ei tule sul 100 kilti sõitma, aga niisugused tublimad 14, kes olid siis kõige nooremad eile ja kuni siis ütleme U23 välja, et pisematega on 3 korda nädalas trenn, suurematega on 5 korda nädalas trenn, et eks ma niimoodi valin ka, et eile oli siis jah, alates 14 tublimad, kes jõuavad sõita, kes laagris käisid. Ja ega trennide läbiviimine on täpselt sama, et vastavalt nagu tasemele ja vanusele, et nii ma toimetan, aga grupp mul on jah, täna on niisugune 35 nägu ja nendega ma siis toimetan. Ja 35 tähendab seda, et sa oled üksi seal treener või on keegi, kes sind ka vahepeal asendab, on nii-öelda teine treener või teed seda kõike täiesti üksi? No hetkel ma teen seda üksi, et selle minu grupiga ma tegelen üksi, et noh, meil on klubis tegelikult BMX-i grupp ka, mis on siis nagu täiesti mudilastele alates seal mingi 3-4 aastat on ju vanust. Aga maanteepundis ma täna olen üksi. Asendusi leiame nagu teiste treenerite näol, kui on vaja, et mingi back-up selles mõttes on olemas, aga alati võiks selle koha pealt parem olla. Kas ka tänasel päeval treeneri puhul kehtib see, et kokk, kondiiter, keevitaja, ehk et kui sa üksi 35 last teed treeningplaane, pead laste igapäeva muredega samamoodi tegelema, olema psühholoog, motiveerija, mentor, siis on vaja kuidagi rattaid hooldada, on vaja kuidagi võistlustel käia. Seda tundub nagu natuke palju, et sellega väga hästi hakkama saada. Noh, intervjuu algus ma ütlesin ka, et eks ma teen seda sellepärast, et mulle seda meeldib teha ja tõsi see on, et ma olengi klubis, olen mehaanik samamoodi, et rattaid on vaja hooldada nagu suusatamises treenerid määrivad suuski. Olen mina samamoodi mehaanik, laagris ma olen kokk, ma olen psühholoog, noh kõike, et selline see treeneritöö on jah, aga veel kord, et mulle meeldib seda teha. Ehk kui armastust selle spordiala vastu või spordi vastu ei oleks, siis oleks ikka väga raske treenerile enda motiveerida seda kõike tegema, sest tegelikult ju päevas 8 tunniga ikka hakkama ei saa. Oleneb päevast, et kui puhkepäev on õpilastel, siis saad lihtsamalt, aga tõsi ta on, et kui nädalavahetusel on võistlustele minek, siis Elvast ma sõidan siis Tartu baasi hommiku vara juba õpilased peale, et õigel ajal stardis olla ja õhtul hilja tuled, et ega need päevad on seal vahepeal niisugune 14-15 tundi ka, et selline see treeneri töö on selles mõttes, et pikad päevad tõesti.
aga vaimselt sportlastel on ikka erinevaid mõtteid, kuidas keegi koolis hakkama saab, kodus hakkama saab, ma ei tea, rattad, varustus, laagrid, et sa ju treenerina pead kogu aeg neid nii-öelda rõõme ja muresi enda seest läbi laskma, kaasa võtma. Et kui palju on sul näiteks lapsevanemaid abis, kellega saad neid asju kuidagi jagada, koos mõelda või sa praktiliselt ikkagi püüad kõigega üksi hakkama saada? Ei, päris nii ei ole, et tõesti, et lapsevanemad on päris suur niisugune osa ja abi mulle, et just võistlustel käimine, kui mul on 35 last ja ma olen üksi ühe klubi bussiga, siis ma saan ainult 8 õpilast peale võtta, et ilmselgelt, et mul kõik peale ei mahu, aga lapsevanemaid täna peab kaasama selles mõttes sporti, et see on niisugune suur tugi nii klubile, treenerile ja kõigele lisaks selles mõttes, et lapsevanem on oluline. Aga seesama, mis sa ütlesid, et peab kaasama. Mina olen täiesti nõus sellega, et ilma on praktiliselt treeneril võimatu hakkama saada, aga see tegelikult tõstab treeneri jälle sellesse kohta, kus sa pead ka nagu mänedžer olema, sa pead suhtekorraldaja olema, sa pead müügimees olema, ennem kui me rääkisime siin kokkadest, kondiitritest, et treeneril täna, et hästi toimida, peavad olema ikkagi minu jaoks ülivõimed, et seda hästi teha. Et ma ei tea, ma mõtlen, et kuidagi liiga palju treeneri jaoks, kui ma vaatan, et me tahame noorte treenerilt saada ju tegelikult juunioride klassi või U23 klassi lõpuks A-koondistesse kvaliteetset järelkasvu, siis see tundub kuidagi nagu väga-väga keeruline ja raske. Ma ei tea, ma ei ütleks päris nii, et see nagu, et väga raske ei ole, samas jah, teistpidi, et sa oledki nagu kõike tegija, aga ma ei tea, treenerina sa pead ju ka ennast kehtestama kuidagi, sa pead õpilastele meeldima, sa pead olema motiveeriva õpilaste jaoks, et ma ei tea, vanasti treenerid istud võib-olla kuskil oma kabinetis ütles, et mine sõida Otepää ringi ja oli kõik, et ma üritan täna teistmoodi teha, et ma tahaks õpilastega ikkagi võimalikult palju nagu pundis sees olla, et lastel oleks tore, kaasata need igale poole üritustele, võistlustele, et ma ei tea, väga hull ei ole, ütleme nii. Aga võib-olla sinu jaoks ei ole sellepärast hull, et kui vaadata sinu teenistuslisti, millest meil rääkinud ei ole, siis mina võtan ausalt, ma julgen öelda, et teades ka Eesti rattureid, kes läbi aegade on sõitnud World Touril, täna ka üks mees, Tanel Kangert, on siin, on kaupmehena siin, eile oli Jaan Kirsipuu siin lavale, Rein Taaramäe on käinud läbi nii täna kui eile käis siin. Et kui võtta nüüd Eesti võistlused, siis mul on tunne, et nii palju võistlus Eestis ei ole mitte keegi võitnud, kui sina kokku oled võitnud. Kas ma olen väga valel teel? Vist ei ole, et kui me räägime siin nagu suurtest nimedest, siis nemad võib-olla sõitsid seal rohkem välismaal, aga alates 2008 tõesti jah, et kui mul poiss sündis, siis ma jäin neid koduseid võistlusi ja sõitma ja ma ütlen ausalt, ma isegi ei tea, palju neid võite on, et Kivilo Madis võib-olla oskab seda kõige täpsemini öelda, aga jah, et neid võite ja poodiumeid on olnud oma jagu. Ja miks ma sinna selle jutu viisin, mõtlesin seda, et kui sa oled võitnud kas 6 või 7 aastat järjest ära näiteks Estonian Cupi. No Estonian Cup ise ju koosneb juba seal 6 kuni 8 maratonist. Ja kui sa oled seda 6 aastat järjest teinud ja see on ainult Estonian Cup, siis sa oled praktiliselt ju kõige tugevam sõitja, kes starti tuleb, suure tõenäosusega sa lõpetad minimaalselt esikolmikus, kui sa just ei võida. Neid võite on ikkagi nii palju, et ma ei tea, ma ei ole sul külas käinud, aga mul on tunne, et sul peaks olema üks lisamaja, kuhu need karikad või asjad ära mahuvad, sest seda on ikka tegelikult kuidagi väga palju. No lisamaja ei ole, aga tõesti jah, me siin poisiga mingi aasta neid karikaid lugesime, siis ainuüksi karikaid oli mul seal seina peal mingi 450, et seda on palju, jah. 450 on palju ja miks ma sellest tahtsin korra rääkida, on see lihtsalt, et
kõik need ametid, mis ritta seatud, et kui paljude asjadega treener peab siin igapäevaselt tegelema tegelikult, et tippsportlane minu arust palju lihtsam olla, sul on üks amet, tippsport ja siis on sul ka abimehed, et suusatajatel seal nii-öelda hooldetiim on ju, ratturitel mehaanikud on ju, treenerid, ma ei tea, ajaütlejad rajal, taustajõud, kõik on olemas, et sul on üks amet, aga treenerina korraga on sul nagu, no ma ei tea, minimaalselt 5-6 ametit, et sa sellega hakkama saad. Võib-olla tänu sellele, et tõesti sul seal ühes toas on siis ära peidetud see 450 karikat. Võib-olla tänu sellele, et sa saad sellega hakkama, sest ma arvan, et väga paljude treenerite jaoks see lahendus, et olla kõik need 5-10 ametit on ikka päris keeruline. Jah, selles mõttes, et ega veel kord, et see treeneritöö ja selline, et toimetamist on selles mõttes tõesti kõvasti, et aga kui ma treeneritööd alustasin, siis tegelikult ma ju sõitsin võidu veel. Et kui ma Jüri Kalmuse kõrvale nagu selle BMX-i grupi siis 12 aastat tagasi siia Tartusse lõime, et tegelikult ma olin siis veel nagu võidusõitja. Lõime selle BMX-i grupi, kohe oli mul niisugune 10-15 nägu trennis, on ju, et noh, ega siis oli keerulisem, et kui ma tahtsin ise sporti teha veel siin neid Estonian Cup'e sõita ja asju ja samas siis ka treeneritööd, et noh, lõpuks see oligi niimoodi, et ma kuskilt ju pidin midagi järgi andma. Noh, 6 aastat võistsid Estonian Cupi ära, aitas küll, et nii see treeneri ameti peale sujuvalt minek oli. Et Estonian Cupil Allar Tõnissaar, kes on ka siin rattalaadal väljas, on ka tegelikult ju päris palju ikkagi rattasporti panustanud ja ma kujutan ette, et kui raske või noh, ma ei tea, jälle Austa võidab, ka tema väsis juba sinu näost ära, et kaua see Austa võidab, et kui see õllu poleks tulnud treeneri amet, sa oleks tahtnud edasi panna, siis ma kujutan ette, et täna nii mõnigi Estonian Cupi võit tuleks endiselt sulle. No keeruline. Et treening maht on ikka mul poole väiksem selles mõttes. Ei, aga kui sa treener ei oleks, tooks treeningu mahu sinna samma, mis noh, ütleme, et oleks selline 20 000 kilomeetrit aastas. No ütleme nii, et võidu peale võib-olla ei sõidaks, aga poodiumi peale küll, et ei tea, seda on keeruline täna öelda. Aga Kaspar, kas sa mäletad seda hetke, kus kohas see ambitsioon siis, no nii-öelda sa tegid endaga rahu, et sa tõid enda ambitsiooni oma need poodiumi kohad allapoole ja mõtlesid, okei, nüüd ma hakkan allapoole panustama. Et mis hetkel see oli, et lõid grupi, samal ajal ise sõitsid, aga mis hetkel see nii-öelda klikk ära käib, kus sa saad aru, et tegelikult kõik ei jõua? Tegelikult kui niimoodi sa küsid, siis ma arvan, et see oli koroona aasta. Et peale seda nagu et see suvi nagu mingit motivatsiooni nagu trenni mul enam teha ei olnud too aasta. Noh, pigem ütlengi, et olin ise ka võib-olla väsinud ja peale seda koroona aastat tegelikult mul tõmbaski niimoodi, et ma praktiliselt too aasta ratast üldse ei sõitnud ja järgmine aasta mul enam niisugust motivatsiooni ei olnud, et kuskile nagu starti võidu peale sõitma minna, et pigem see periood. Ja nüüd jõuame sellesse kohta, kus Eestis siis treeneritel on tarvis vastavat kvalifikatsiooni, mis on siis etapiline on ju, et on 3., 5. ja sealt edasi. Mingil hetkel peab ka nii-öelda need kvalifikatsioonid ära tegema. Ma tean, et eelmisel aastal, 2025, jah, käisid sa näiteks ka Šveitsis natuke koolitamas ennast, oli tsüklokrossi vist nagu suunitlus on ju. Et kui oluline see on, et tippsportlasena tuled, sul on tegelikult baas väga hea. Nüüd oleks vaja natuke midagi juurde saada. Kui palju sina näed, et see, mis sa oled juurde saanud ja kui palju seda on? Kui palju see sind on aidanud või kuhu poole see sind suunab? No eks see iga koolitus selles mõttes treeneri jaoks on ju oluline, et noh, mitte ainult lihtsalt seal mingid omad tunnid täis saada, et see on mingid treeneri kvalifikatsiooni, et eks ma tahan ka õppida treenerina. Mul oli tegelikult see juba teine UCI koolitus, et ma käisin 4 aastat tagasi Portugalis, kus oli siis maantee UCI koolitus. Eelmine aasta siis käisin Tsiglokrossi koolitusel. Noh, Tsiglokrossi ma olen ka ju tegelikult päris palju sõitnud ja võitnud, aga peale seda koolitust ma ütlen, et
ma olin päris rumal. Et ma õppisin päris palju sealt selles mõttes. No mõtlengi just, et need asjad kõik satuks nagu õigel ajal õigesse kohta ehk et ennem kui noortega tegelema hakkad, et tippsportlasena, et sa saad nii-öelda kvaliteetse selle teadmise kaasa, et no ma natuke Norra asja tean, et Norras ei saa ka ennem treeneri tööd teha, kui sa ei ole läbinud siis Norra alaliitude poolt ette andnud siis treeneri koolitusi. Et kuidas see sinu jaoks Eestis täna on, et sa rääkisid Portugalist, Šveitsist, aga kuidas Eestis on näiteks, kui mõni noor treener alustab, tahab teha, kui palju ta saab tegelikult seda kartust või tarkust ja kvaliteeti kaasa? Kui heal tasemel me seal oleme, et ma nüüd võiks võtta noortegrupi ja ma tean, et Kaspar Austa on endine kõva mees rattaspordis ja mina nüüd tulen suusaalalt, aga tahan rattatreeneriks hakata. Kui kiirelt on mul võimalik omandada siis seda tarkust läbi siis nende treeneri koolituste? Noh, esimene siis protsess nagu ikka, et meil on see 3. tase, on ju, et mis sa siis pead siis abitreeneri nagu selle litsentsi saama, et tegelikult need ülikooli koolitused, noh, põhimõtteliselt see ongi see, mida sa õpid siis ülikoolis kehakultuuris, on ju, et see on päris niisugune mahukas selles mõttes alguses. Üks asi on siis üldained, mis sa siis endale selgeks pead tegema, mis on siis kõikide treenerite, alade treenerite nagu kohustus. Ja siis on nagu erialane, noh, erialane tunduvalt lihtsam on minu jaoks kui ratturile, rattatreeneri litsentsi jaoks teha. Aga ma arvan, et kui näiteks suusatreener tahaks rattatreeneriks saada, siis üldained on ju meil kõigil samad. Rattaspordiga natukene kurssi viia, et ma arvan, et see ei ole keeruline. Aga treeneri kategooria puhul jah, et motiveerida noori treenereid treeneriks olema, siis tänane meie niisugune riigisüsteem ju tegelikult toetab alles 5. kategoorias siis treenereid on ju, noh, riigi palga mõistes. Et see protsess, noh, kui niimoodi kiirelt tegutseda, on 4-5 aastat ennem, kui sa sinna selle eale palgale saad, et see peab olema päris suur motivatsioon eelnevalt, et 4-5 aastat treeneri tööd teha, et üldse treenerina ära elada. Ehk 4-5 aastat peaks põhimõtteliselt endale peale maksma või millegi arvelt seda tegema, et omandada siis see hetk, kus sa saad siis selle 5. kategooria, kus siis sa väidad, et selle palgaga saaks justkui hakkama. Jah, et kõik oleneb klubist ja kui palju sul siis klubi on nõus sind sellega toetama, et eks ta on kõikidel erinev, et paraku see olukord täna on jah, niisugune keeruline, et niisugused noori treenereid nagu peale toota. Ühesõnaga, treenerite järjekorda ukse taga ei ole, ehk et kui sina, Kaspar, otsustad homme, ma ei tea, rauameistrisse tööle minna insenerina, palk on 2 korda kõrgem, kas keegi võtab sinu tooli täna üle? No pigem mitte. Et jah, keeruline. Et nagu me rääkisime treeneritööst, ega ma tegutsen ju treenerina selles mõttes ka, et endale järelkasvu tekitada just noorte koha pealt. Et samamoodi mul oma voice on ju, et suunan ka teda nagu võistlusi korraldama, treeneritööd tegema, et jah, kui sa nii ütled, siis jääb tool tühjaks, nii et kes tahab, võtke üle. Et järjekorda ei ole, ehk jõuame sinna süsteemi juurde veel korraks, et no peale olümpiamänge siis, et noh, minu jaoks nagu oli arusaamatu see, et tegelikult ma siiamaani ei ole kuulnud sellist sügavat analüüsi nii-öelda siis talimängude, olümpiamängude järel, et kuidas meil siis kõigil kokku läks, sest meedia rääkis ainult ühest asjast ehk Sildarude teema ja seal tuli ka see treeneri teema ehk et kui lihtsalt juhitakse, ütleme sellised olulised teemad jäävad kuhugi kaugemale ja kogu meedia võtab üle lihtsalt ühe asja ja kuna see on mahukas protsess, need, kes tegelikult võiks mõelda no nii-öelda nende asjade peale, mis on fundamentaalsed minu jaoks, hakkavad tegelema ka siis selle peavoolumeediaga. Ehk minu arust kaaberdati see hetk ära sellega, et loomulikult oluline teema ma ei ütle, aga lihtsalt see pikem analüüs, et kus siis Eesti talisport on või miks ta seal on või kuidas meil läks või miks nii läks. Sellist suurt analüüsi mina näiteks ei näinud, ei kuulnud ja mul on väga kahju sellest, sest tegelikult
see näitab seda, et rohujuure tasandilt on väga raske midagi muuta, kui me sinna sisse ei vaata. Ehk et üks teema, mis oli treeneritega seotud, kadus või võttis ära siis selle, millega me läks pidanud tegelema. Ja kui nüüd Sildaru teema juurde minna, siis rääkisime just nendest EKRE 3 ja EKRE 5 ja sealt saab edasi ka minna. Aga võtame siis selle Sildaru teema korraks, et medalid on olemas. Ja kuidas sina selles vaatad sisse sinna, et sa rääkisid 4-5 aastat peab nii-öelda peale maksma, et saada lõpuks palgale. Aga tema valis siis teise tee, olles siis oma laste treener ja saavutas väga-väga palju. Mis sina sellest arvad? No ega mul on ka nagu keeruline selle koha pealt öelda, et mul on endal tegelikult hea näide, et kui minu endine õpilane siis Madis Mihkels noorteolümpialt võitis nii eraldi stardikulla kui grupisõidukulla, siis minul ka treeneri kategooriat ei olnud. Ja mina ei saanud siis parima treeneri auhinda, vaid mina sain parima juhendaja auhinna, ja nii lihtsalt see oligi. Et tegelikult see sama on suhteliselt sama teema siis ju. Ja samas võttis sinu õpilane 2 kulda. Jah, et ma ei olnudki treener, ma olin juhendaja. Ja mina püüan kuidagi siin korrektne olla lihtsalt selle poolt, ma ei kaldu ei ühele, ei teisele poole. Aga tegelikult on lõpuks spordi mõttes loeb ikkagi tulemus. Tippspordi mõttes kindlasti loeb tulemus ja mõlemat pidi on võimalik tulemus saavutada. Ja nüüd me lähme nagu sinna tagasi ja sa ütled täna, et treenerite järjekorda ei ole. Ehk kui sina lõpetad, siis tegelikult väga paljud lapsed, kes tahavad spordiga tegeleda, peavad valima kas teise spordiala või tegelema elus millegi muuga. Jah, et ega mul ei olegi ühtegi head niisugust vastust sellele, et mis ja kus ja kes on ju, et täna ma olen treener, vaatame, mis siis tulevik toob, aga ma loodan küll, et rattasport ei kao Eestis küll mitte kuhugile, et eks need treenerid tuleb ka. Nii, aga läheme siit kohast siis. Tegelikult ma tahaks veel ühe asja küsida, et kuidas sa saad siis noori oma treeningrühma, et kui palju sind aitab klubi või kuidas seda teete või laps, kes käib sinu juures trennis, räägib oma sõbrale ja siis see sõber tuleb ja ühineb ka sellega, aga 100 kilti ta veel sõitma ei saa minna. Et ma mõtlen seda, et need nii-öelda sportlase hetkeseis on ju väga erinev, et kuidas nende gruppidega suudad seal nagu tegeleda, et kõiki 100 peale ei võta, kes läheb siis nende noorematega või nõrgematega sõitma siis lühemat distantsi või mida nad samal ajal teevad? Noh, mina täna treenerina tegutsen nagu ühe grupiga ikkagi koos, et pigem ma käin pisematega, et suuremad on juba päris hästi mul nagu välja koolitatud, et saavad trennisüsteemist ja asjadest päris hästi ise aru, et ma julgen neid lasta ka nagu eraldi sõitma, et samal ajal kui ma ise sõidan seal lähtepoole nende pisematega. Treeninggrupi suurus täna ma ütlen, mul on maksimaalne, et ega ma treenerina õpilasi rohkem ei tahakski, kui mul see 30-35 nagu täna on. Et lihtsalt ma üksi ei jõuakski enam ohjata seda suuremat gruppi. Et värbamine või üldse see laste trenni tulek, ega natuke ikka teeme reklaami, aga ma ei tea, kui ülikooli kutid kuskil 2-30 ikka linna vahel sõidavad, siis kellelgi me ikka silma jääme ja mõni uus laps ikka trenni tuleb. Ja nende noorte sportlaste pealt ma küsin sellise küsimuse, et mis loeb rohkem? Kas loomulik talent, mis on kaasa antud või töövõime, millega ta võib lõpuks suuremaid tulemusi saavutada? Meil treeneri koolitusel oli kunagi niisugune küsimus, et kas talendid on olemas või ei ole. Et seal arvati, et ei ole talendikust kui sellist, et kõik on ikkagi töö ja tahe. Et ma olen ka pigem seda meelt, et kui sa ikkagi tahad, siis sa kuskil ikkagi jõuad välja. Aga rattasport on selles mõttes karm spordiala. Mul on hea meel, et rattasport on profisport ehk et sa võid olla kõva töömees, karjääris ei võida ühtegi suurt sõitu, aga ometi sa oled palgal ja saad raha selle eest, sest see on töö. Väga paljud spordialad kahjuks on ikkagi orienteeritud ainult tulemusele ja nii-öelda tagumise otsale keegi mitte midagi ei maksa, aga rattaspordis
loeb ju ainult võit lõpuks, aga õnneks saavad ka tagumised mehed raha. Need Tanel Kangert endiselt on kaupmees seal ja ta võitis ka muidugi sõite, absoluutselt võitis, aga ta oli ikkagi väga suur töömees oma klubis, sest selles klubis oli neid mehi, kelle peale siis mängiti rohkem. Et rattasport on ikkagi natuke, kuidas ma ütlen, valitud spordiala, kus sa võid lõpuks ikkagi nagu palgal olla. Väga paljud spordialad seda endale lubada ei saa. Jah, et see on selles mõttes nagu tõesti pluss, on ju, et kui sa kuskile juba niisugusele tasemele jõuad, et sa oled kuskil palgaline, on ju, et noh, ei olegi nagu, ütleme, sa ei ole klubi liider, on ju, et sinu peale mängitakse, vaid sa oledki töömees ja sa saad sellest ka raha. Jah, tõesti, et kui ma võtan siin teiste aladega, siis ma vist isegi ei tea, et kas niisugust ala on teist. Aga täna ütleme niimoodi, et sinna tasemele jõuda, sa pead olema ikka kõva töömees. Aga õnneks sul üks õpilane on, Madis Mihkels. Madisega suhtled? Ja eile ka rääkisin, küsin, äkki ta on Tartus linna vahel, et eelmine aasta täpselt rattaraadal ta oli siin ja saime nagu koos väljas isegi käia. Kuidas Madisel praegu läheb? Kui palju sina endise treenerina temaga suhtlete ja kui palju tema sinuga suhtleb kui endise treeneriga? No niisugust igapäevast suhtlust ei ole, et ta tegutseb ikkagi ju oma käel ja oma klubiga, aga eks me ikka suhtleme, et 6 aega tagasi olin Hispaania laagris, saime seal kokku, käisime söömas koos. Vahepeal ta kodus on, küsid, kus, mis, peale võistlusi vahepeal ikka uurid, et noh, mis siis juhtus, et me suhtleme. Aga sina treenerina, kui sul on täna 35 õpilasse grupp, kui sa vaatad tippspordi koha pealt, mitu Madis Mihkelsit sul seal grupis on või võiks olla perspektiivi mõttes? No aus vastus on see, et ega ei ole. Et paar kutti on, pigem ei ole. Mul on selles mõttes hea meel, et tüdrukute osa on mul nagu ka nagu kaetud selles mõttes grupis ja nad on nagu hästi tublid nagu ratturid. Aga suures pildis jah, et niisugust Mihkelsi sugust ega on raske leida, et mõni treener on sul eluaeg treener ja sul ei tulegi selline, aga mul nagu tegelikult ju tuli kohe, on ju, et noh, eks ta elus ongi nii, et ei pruugi tulla, aga ma näen kuttides nagu seda sära ja tahet, et töö käib selle nimel. Aga kui sa nende oma poistega selles grupis suhtlete ja nemad ka teavad, et kes oled sina, nad on su karjääri põhjalikult enda jaoks selgeks teinud. Nad teavad, et sa oled olnud ka Madise treener. Kui oluline see nende jaoks on, kuidas sa seda tunnetad, et kas see on motiveeriv nende jaoks, kas nad läbi selle tunnevad, et nad panustaks ka natuke rohkem treeningutesse, kui sa oleks nagu, noh, ütleme, et minusugune mees, kellel ei ole Estonian Cupi 6 aastat järjest võidetud, et kui suur on seal see vahe, kas sa seda tunnetad? Ja tunnetan ikka, et tegelikult selle sama Madisega, kui me selle treeninggrupi nagu kunagi lõime, on ju, et siis ma sõitsin ju poistega BMX ise kaasa. Ja ma leppisin kuttidega niimoodi kokku, et ma panen BMX-i ratta siis nurka, kui ta mulle pähe panete. Ja siis niisugustel Mihkelsi sugustel oligi eesmärk nagu mulle pähe panna. Ja ega täna trennis on samamoodi, et ma olen selles mõttes nagu rahul, et ma suudan nagu kuttidega trennis käia kaasas. Mul on see motivatsioon olemas ja kindlasti see motiveerib õpilasi ka tunduvalt rohkem, kui ma oleks niisugune kabinetis istuv treener ja ütleme, mine sõida täna Lähtel ja homme Jõgevale. Et ma arvan, et see kutte motiveerib. Sul on endal ju suurepärane näide oma sportlaste eest, ehk et kui sina kasvasid sportlasena seal päris pisikese poisina esimeste võitudeni välja, sinu treener, mees, kes on meie seast täna lahkunud, Jüri Kalmus, kes on olnud Erika Salumäe treener, Margus Salumetsa treener, sinu treener ja tal on veel. Ehk et see, mida Jüri sulle andis, nüüd annab Kaspar edasi oma õpilastele ja vähemalt üks mees on juba tuurisarja viidud, Madis on ju. Ehk et see on tegelikult päris selline vägev sümbioos. Ehk et kui ma niimoodi mõtlen, siis sa oled nagu rattaspordil on vedanud, sa oled selles kohas, kus sa täna oled. Ja ega see kuidagi, jah, nagu intervjuu algus ka rääkisime, et kuidagi on see elu niimoodi läinud, et niimoodi step by step ja
ja eks mul seal koduseinte vahel on ka ju toetav see kõik, et abikaasa näol ja poisi näol, et üksi võib-olla oleks seda nagu keeruline teha, aga niimoodi see elu on mul läinud ja täna ma olen siin, kus ma olen. Ehk abikaasa Aveli Austa, kes on Eesti Jalgrattaliidu peasekretär täna ja sõidab ise rattaga ja teil on isegi Austa nimeline rattaklubi olemas, jah? Millega teete siis võistlusi? Jah, Austa rattaklubi võib-olla paljude jaoks ongi see nagu niisugune, et ma olen Austa rattaklubi treener. Tegelikult ma ei ole Austa rattaklubi treener, ma olen Tartu Ülikooli Akadeemia spordiklubi treener. Austa rattaklubi on puhtalt meil siis Elvas rattavõistluste korraldamise klubi. Ja need Elva traditsioonilisi rattavõistlusi, mis on siis juba 60 peale, minu sama treener Jüri Kalmuse algatatud võistlusi, ma kannan siis samamoodi edasi. Ehk et nüüd saime veel ühe ameti juurde treenerile, võistluste korraldaja ja ma tean, et sinu loos on ka see, et sinu esimene treener Jüri Kalmus oli mees, kes korraldas võistlusi ja võib-olla sealt sa said ka, kui ma eksi, esimesed medalid rattaspordis. Ehk et treener peab võistluste korraldaja ka olema. Nüüd me saime 11. ameti juurde. No, täpselt nii on, et kokk on Dieter Keevitaja ja Elvas ju eelmine aasta me siis Austa rattaklubiga korraldasime 9 võistlust, nii et tegus amet on mul, jah. Aga kui kodus naine rattaspordiga seotud sõidab, sina sõidad, poeg sõidab, et kas mõni teema on ka, mis ei ole rattaspordiga seotud või teil on kokku lepitud, et kui uksest sisse astutakse, siis ma ei tea, kell heliseb ja rattaspordist nüüd 3 tundi keegi mitte midagi ei räägi? Aveli siin naerab lava ees, aga tõesti hea küsimus, et ega me vist millestki muust ei räägi, et ongi niisugune võistluste korraldamine ja rattasport, et paar asja võib-olla kodus lihtsalt see, et lillepeenraid võiks ka korrastada. Ma loodan, et see rattasport elust muidugi ei kao, aga kui väsimus tekib, nagu ikka elus väsimus tekib, et siis oleks ikkagi mõni teema võtta või vana hea Eesti film peale panna, kus saaks mõtted eemale kas või korraks. Aga lähme nüüd sealt noortespordi juures sellesse kohta. Ernst Hemingway on kirjutanud raamatu, kellele lüüakse hingekella ja Priit Pullerits peaosas, minu hea sõber Priit, ole tervitatud. Et kellele lüüakse pulsikella. Kui ma eksin, siis 2015 ja Andres Keil oli vist seal režissöör. On tehtud siis harrastusspordis selline dokfilm. Jah, ma kusjuures olen ise ka seal väike osaline. Nii, sa oled osaline ja nüüd jõuame selles noortesporditreenerist siis harrastustreeneri juurde. Ma saan aru, et sa oled harrastussportlaste treener ka juba päris pikalt olnud. Kuidas sul sellega praegu läheb ja kui pikalt sa oled siis neid treeningplaane harrastussportlastele teinud? Kas sa tead, mis lausega see dokfilm lõpeb või? Kusjuures ei tea. Ma ütlesin seal niisugused sõnad, et paljud harrastajad panevad üle. Paljud harrastajad panevad üle ja see tähendab seda, et kas paljud harrastajad, kellel ei ole siis sedasama nii-öelda rohujuure tasandi karjääri selja taga, nagu on sinul, võib-olla on ka neil sportlastel, kes täna on sinu grupis 35 noort, kes saavad spordi nii-öelda karastuse sellises noores eas, saavad teatud kilometraaži alla. Mina nimetan alati, või mõtlen niimoodi, et ennem kui sa võitma hakkad, peab olema sul piisav akumuleeritud treening maht olemas. Mis see treening maht nüüd tähendab, selle peab igaüks enda jaoks välja mõtlema, aga minu jaoks tähendab see ikkagi treeningtunde, üleüldse treeningtunde ja nüüd, kui sealt noortespordist minna harrastussportlaste juurde ja neil seda akumuleeritust ei ole, kas me võime sinna võrdusmärgi kuidagi tõmmata, et sul ei ole seda akumuleeritud treeningmahtu ja nüüd korraga sa avastad, sport on palju ägedam asi, kui õhtul tantsuringe teha linna peal ja nüüd hakkad keevitama ja sealt me jõuame sinna, kus sa lõpetad selle dokfilmi. See, ütleme nüüd, kui ma nüüd võrdusmärki sinna päris vahele ei paneks, et üks on noortegrupp, kellega ma tegelen. Mul on ka 10 harrastajat, kellega ma siis personaalselt siis tegelen, treeningkavad iganädalaselt, kuiselt. Aga kui just seda suurt pilti just nagu harrastusspordis vaadata, siis et pigem ongi see teadmatus, kuidas trenni teha üldse. Et ma arvan, et kõige suurem probleem ongi seal, et
et harrastussportlased ei tea, kuidas trenni teha, et sa lähed, paned 45 minutit tund aega täiega, aga kas see siis on nagu trenn või see on lihtsalt enda tapmine, et pigem olekski niisugust teadlikkust rohkem nagu inimestele nagu võib-olla vaja rääkida. Ja kas see hakkab nagu üldse nagu meie ühiskonnast pihta, et isa, ema lapsele, kui selleks nagu hea variant tihtipeale, ma arvan ka sinu karjääris, et kodust ei ole tihti midagi kaasa võtta, et ema, isa ei ole sportlased olnud, ei ole seda akumuleeritud treeningu mahtu teinud, seda algharidust treenimises ei ole ja satud treeninggruppi, saad sa selle sealt. Nüüd harrastussportlane ühel hetkel avastab, et elus on nii kaugele jõudnud, et võiks spordiga rohkem tegeleda ja see kõik käib nagu nii kiiresti, et sa tahad järjest rohkem. Ehk sa ei anna endale piisavalt palju aega, et see akumuleeritus või see treeningmaht või need treeningtunnid ära koguda. Ehk sa oled liiga kiiresti nagu nii-öelda sinna, kus tegelikult siis juba ütleme nii, et Eesti tipud on. Hakkad nende koormustega harjutama ja see võib päris saatuslikuks saada, ehk ma räägin siis näiteks üle treeningust. No, paraku ta nii on jah, et kõik tahavad ju kohe 35 keskmist sõita grupis ja asju, et jah, sa võib-olla 1-2 trenni käid seal ära, aga mis just pärast järele jääb, on ju, et mitte midagi, et see põhja ladumine, ratturite puhul on ju täpselt sama, et me kõnnime näiteks talvel, 4-5 tundi me teeme Austa rattaklubi matka, et siis kõik imestavad, mis sa kõnnid, on ju, et see ongi see põhja ladumine, mille peale sa siis kõike üles ehitama hakkad, et ega rattaspordis midagi teistmoodi ei ole. Ja veel eriti, et rattasport on ju mahuala, et pikemad trennid siin harrastajatel on ka 150 kilomeetrit, 160 kilomeetrit, saad 6 tundi sadulas, sa pead ju mingi põhja sinna ikkagi alla saama. Aga nüüd, kui see harrastaja tuleb sinu juurde, kuidas sina tema tausta siis selgeks teed? Annab tema sulle informatsiooni ja selle pealt siis hakkate kuskilt liikuma ja kuidas tema ja kuidas sina treenerina tema arengut siis hindate? No mina olen enda jaoks niisuguse kokkuleppe teinud, et ma ühtegi harrastussportlast endale õpilaseks ei võta, kui mul ei ole koormustesti paberit. Et see on number 1 ja sealt me hakkame siis pihta. Siis on harrastussportlase eesmärgid, mille nimel ta teeb, kas ta tahab lihtsalt hobirattur olla või ta tahab tõesti kuskil, ma ei tea, M50 olla Eesti meister. See oleneb kõik temast. Aga Eesti harrastussport, et kui see film, dokfilm see tehtud oli aasta 2015. Täna me oleme juba siit 10 aastat edasi läinud. Kuidas sinu hinnang, ma ei tea, toetud oma sportlastele, kellegele sa plaane oled teinud, kuidas nemad seda asja nii-öelda läbi seedivad, läbi teevad, kuulavad sind. Mis seisus siis täna on harrastussport, kui sa võtad selle, kellele lüüakse pulsikella aluseks? Ja, et kui Priit selle Pullerit selle filmi nagu tegi, et kui me nüüd 10 aastat tagasi kerime, siis ma arvan, et täna harrastajad on palju teadlikumad. Et meil on ju imevidinad olemas, kõik mingid pulsikellad, kõike me saame juba täna ju selle sama käekella pealt juba jälgida, mingid kavasid, asju, et see on kindlasti paremuse poole läinud. Aga rattasport, mahuala, suusatamine ka tegelikult on mahuala, need alad on tegelikult suht sarnased, omavahel väga sarnased ja see ettevalmistus ka minu jaoks on väga põnev lihtsalt selle koha pealt, et isegi alustades laskesuusataja on põhimõtteliselt nagu suusataja, et mul oli võimalus elus ka pallimängudega väga palju tegeleda. Sinna juurde käib rattasõit, rullitamine, jooks maastikul, ma ei tea, maanteel, et on väga palju erinevaid võimalusi. Kas rattaspordis on põhimõtteliselt ikkagi sama, et tegelikult see noor sportlane, et perspektiiv oleks pikem, et ta jõuaks kaugemale, pead sa ikkagi mingis kohas selliselt laiemalt neid erinevaid spordialasid tegema? Ja kindlasti, et kui me täna on meil siis ütleme siin aprilli lõpp hakkab kohe kätte tulema, meil on järgmine nädalavahetuse esimesed võistlused, me sõidame siis niisugune 5 kuud nagu siin suvel ratast, siis noorsportlastel ütleme nii, et see üldkehaline ettevalmistus ongi kõige tähtsam. Talvel me näpime ju ratast tegelikult ainult korra nädalas ja seda siis ainult puki peal ja see on kõik. Ülejäänud trennid, täpselt suusatamine, matkad, jalgpall, üldfüüsiline, kõike lisaks, et korra nädalas on tõesti pisikestel ainult korra rullide peal lihtsalt lihasmälu säilitamiseks ja sellest tegelikult piisab.
ja sina enda jaoks pead ka tähtsaks just seda, et kas sa tahad tippsportlast kasvatada või sa tahaks kasvatada tervet sportlast, et seesama, millest me räägime, et tervelt elatud aastad, et kumb on sinu jaoks olulisem, kas järgmine Mihkels või tervelt elatud aastad? No pigem see terved elatud aastad, et kunagi Sigvard Kukk, vana legend, meil ütles ka, mul on niisugused sõnad, mis on tõesti mulle jumala hästi meelde jäänud, et sa treenerina kasvatadki terveid ja tublisid noori, et kes elus nagu mingi režiimi pealt siis spordis või niisuguse kohusetunde pealt ongi terved ja väärtuslikud inimesed. Nii et kui küsida sinult, et mis on tähtsam, kas medal või terve inimene, siis vastus on teada? No jah, terve inimene selles mõttes, et medal on boonus treeneri jaoks. Et pigem ongi see inimeste kasvatamine, tutvused, sõpruskond, kõike sinna, et ma arvan, et see on tähtsam. Ja kui oluline sinu jaoks täna nüüd noorsportlaste peale mõeldes, et kui ta ühel päeval selle sinu treeninggrupi lõpetab, edasi ei taha minna, aga et tal elus nagu läheks nii, nagu me mõtleme praegu, et tervelt elatud aastad, tal on sporditunne käes, spordipisik käes, ta harrastab igal juhul edasi, ta teab, mida teeb, läbi selle ta saab sõpradele seda edasi anda, oma perekonnas seda edasi kanda, et see on tegelikult see, mis meil väga palju puudu on võrreldes siis nende, no Norra on hea näide, on ju, et seal ikkagi perekonnas on ülioluline, et liigutakse väga palju looduses, liigutakse üldse väga palju, ehk see fundamentaalne vastupidavus tehakse juba nii-öelda ema-isa poolt või vanaema, vanaisa poolt edasi, et see antakse nagu põlvest põlve. Noh, eks ta ju tegelikult nii ongi, et trenni laps peaks ju tulema ikkagi omast tahtest, mitte nagu lapsevanema nagu mingi push imise peale, et kuule, et mine nüüd rattatrenni või mine kergejõustiku trenni või suusatamisse. Et lapsele endal ju tegelikult peab see meeldima, kui ta kuskil trennis käib. Tean juhuseid, kus tõesti vanemad sunnivad ja laps käibki vastu tahtmist, aga kui sa mainisid sellest, ütleme, tippspordist loobumisest, et noh, see on päris suur probleem tegelikult ju Eestis tervikuna spordis, et mingist vanusest lõpetatakse tippsport ära ja siis lapsed on täiesti nagu spordivõõrad. Et pigem ongi see töö ka treenerile, et ära päris nagu seda ratast kohe nurka paned, kui sa Tour de France'ile ei saa, et sa ei pea olema tippsportlane, ole niisama harrastaja, käi üritustel, sõida niisama ja fun'i. Et see on ka kindlasti üks töö, mida peaks nagu iga treener nagu tegema. Ehk tegema just selle koha pealt, et rääkima sellest, personaalsed vestlused, et suunata ka seda persooni arengut või mõtlemist, et ta igal juhul, sest kohe, kui sa lõpetad ikkagi, ütleme, et suurte mahtudega treenimise ja päriselt ei tee, siis see tegelikult on ka tervisele päris kõva löök, sest ainevahetus, süda, kõik on harjunud ju iga päev saama sellist koormust, et igal juhul jätkaks. Jah, et noh, minul selles mõttes on nagu noortetreeneri, noh, me ei räägi siin nagu suurtest mahtudest, on ju, et noh, et juunioride klass, on ju, et noh, tõesti, kui sa kuskile noh, rattspordis ongi see probleem, et kui sa nagu juunioride klassist kuskil edasi ei saa, siis ega Eestis sul siin väga midagi teha ka samas ei ole. Noh, mis sa siis teed? Siin sõidadki seda Estonian Cupi ainult, et noh, suuri võistlusi ei ole tiimiga, ütleme Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubiga ilmselgelt me kuskile suurtele võistlustele ei lähe. Et see seis tegelikult selles mõttes on nagu natuke keeruline küll, et noortel mingist tasemest ja mingist vanusest tekib nagu mingi piir ette. Aga ütleme, et need on sinu 35 õpilast ja sina annad omalt poolt selle kaasa, mis sa anda saada. Need teadmised, mis sul on nii tippsportlasena kui treenerina ja sul on õnneks võimalik laenata ka minevikust ehk siis oma treeneritelt. Aga väga palju on ju neid, kes, kui me räägime, et tegelikult piisavalt liigub täna Eestis umbes 50% inimesi ja tegelikult see piisav on, need on väga väikesed numbrid, kui sinna sisse vaadata. Minu jaoks on see üsna, ütleme, et ehmatav number ja ma ei tea, kuidas neid uuringuid läbi viiakse, ma tegelikult ei taha seda päris uskuda. Kuidas sinu tunnetus on, et kas see võib olla päriselt ikkagi tõsi, et see 50% liigub piisavalt ja teine 50% ei liigu piisavalt?
noh, seda numbrit ma täpselt ei tea, aga kui ma võtan nüüd, niisugune oma, ütleme, niisuguse noorusaja, kui ma hakkasin trennis käima ja võtad täna, et eks ma arvan, et päris paljud on seda nagu kuulnud, et kehalise kasvatuse tunnis ei teha ju mingeid asju enam hinde peale, on lihtsalt liikumine, siis mina tegelikult näen ka oma treenigrupi pealt, et niisugune üldfüüsiline võimekus on lastel ikkagi tegelikult halb. ja see halb kahjuks kajastub hiljem ka peale seda, kui gümnaasium on läbitud ja noormehed jõuavad kaitseväkke. Ja kaitsevägi, võttes siis mehi kaitseväkke, teevad ka nii-öelda kaitseväe testi, mis on natuke siis see NATO test, on ju, kõhulihas, kätekõverdused ja 3,2 kilomeetrit. Need numbrid, mis sealt tulevad, need on kurja kuulutavad. Ma ei uskunud neid numbreid, et lihtsalt nii vähe on noori, kes teevad ära. Seal on kas äkki mingi 10% või? Jaa, 10%. See on ikka uskumatu, ehk see tegelikult tähendab seda, et kaitsevägi saades noored aega teenima. Esimesed 2 kuud on siis nii-öelda noorte aeg, kus tehakse, nii-öelda pannakse tegelikult põhise baas ja alus. Tegelikult, kus peaks tegelema juba väljaõppega. Aga sa ei saa ju tegeleda väljaõppega ennem, kui see füüsilise tase on tõstetud teatud maani, ehk sa võid minna nii-öelda siis loodusesse meestega, kellel on näiteks 15 või 20 kilone kott seljas. Nüüd me ei saa sinna liikuda, me peame 2 kuud tegelema põhimõtteliselt ettevalmistusega, füüsise ettevalmistusega, et see on tegelikult päris, ütleme, et päris hull on see niimoodi mõelda. Jah, et ega mina näen ju trennis, ütleme niimoodi, et kes on ikkagi aktiivsed lapsed, et kes trenni tulevad ja tahavad trenni teha, on ju. Ma näen juba sealt, et see niisugune üldkehaline nagu võimekus on nagu selles mõttes, võiks parem olla, on ju, et see ilmselgelt täna ju tulebki sellest laste aktiivsusest ehk aeroobsest liikumisest, on ju, ma ei tea, trifaa mängimised, kulli mängimised, lihtsalt niisugune lihtsalt liikumine vabas õhus, on ju, et ilmselgelt täna ju lapsed enamused istuvadki seal telekas või nutis ja seda liikumist ei ole ja seda ma näen ka oma grupis. Eks see hakkab jällegi lõpuks ikkagi kodust ja seda muuta, et see 50% saaks ka nüüd kuidagi minimaalselt liikuma, et see vist tundub kõigile, kes selle liikumisega tegelevad, kõige raskem hetk üldse, sest mind ja sind ei ole vaja kuidagi motiveerida ega teha mingit suurt üritust, et milleks on vaja liikuda, et me liigume ise, sellepärast see on meile oluline, me teame, mis me sellest saame ja mis see meie igapäevaeluga teeb. Aga kuidas see 50 nüüd ikkagi kätte saada? Mina pole praegu välja suutnud seda mõelda, et äkki Kaspar, sul on mõni hea mõte? Ei ole. Et ütlen ausalt, et selle koha pealt ma jään küll praegu vastuse võlgu ja ei tea, eks see ühiskond täna meil on selline ja eks elu näitab, mis siit nagu üldse edasi saama hakkab. Ja ei, see on karm ja see ei ole ainult Eestis nii, vaid see on üleüldse, aga tõesti, kui 10% noormehi peale gümnaasiumi, kus nad tegelikult on üsna liikuvad, päris palju ka sporti tehtud ja veel ei ole pidanud tööd tegema igapäevaselt. Kui sa veel pead hakkama tööd tegema, siis lõpuks me peame hakkama leidma peale tööd ju seda aega, et liikuda. Et gümnaasiumis ikkagi tunniplaanides või asjades võiks seda olla nii palju, et sa saad selle minimaalse vähemalt ära teha. Aga mul on tunne, et sealt ka kogu aeg millegi pärast kärbitakse ja see ei tundu ikkagi selline oluline teema. Ja nii kaua, kui me väldime neid numbreid, mis näiteks kaitsevägi meie ette toob ja me ei räägi sellest, ei saagi muutuda mitte midagi. Ja nüüd ongi see küsimus, et kas me siis seda väldime või hakkame tõsiselt tegutsema ja tegelema, kuidas seda teha. Ma arvan, et see käib ikkagi lasteaiast, põhikoolist, gümnaasiumist, et seal on midagi, mida me peame muutma, sest hiljem on muuta veel raskem. Ei kindlasti, et tegelikult mina arvan, et hakkab täna juba lasteajasse kõik pihta, et lasteaiast ja lapsevanemast, et kuidas see lapsevanem tegelikult ise nagu seda last suunab, et kõige lihtsam on tõesti talle anda see mingi ekraan ette ja kuule, et istu seal ja ole nüüd oma ette ja vait, on ju, et pigem ongi lasteaed ja lapsevanemad. Jaa, ma olen täiesti nõus, et lapsevanem, siis lasteaia kasvataja ja kui nemad juba nagu, kuidas ma ütlen, ühel meelel on, siis on oluliselt lihtsam seal kõike nagu teha. Kui nüüd üks pool ei olegi väga vahet, kumb ei ole, siis juba tekib väike lünk. Ja täpselt nii on.
ja sellega peab tegelema kuidagi, sest muidu me seda tendentsi vist ei muuda. Aga sinu karjääris, kui sa vaatad tagasi tippsportlasena, mis oli kõige raskem hetk üldse? Tean väga hästi, 2003 südamelihase põletik. Ja millest see tuli? Treenisid liigselt, haigusega? Mandlitest, et mul kunagi väiksena jäid mandlid lõikamata, ma jooksin eelvaiglast ära koju. Ja 2003 siis koormustestil tuli südamerütmi häired, siis koormuse pealt seal pulss 160 peale. Ise ma nagu selles mõttes midagi ei tundnud. 2 päeva hiljem südamearst siis küsis mu käest, kui ma käisin uuringutel, et noormees, kas sul keskkoolitunnistus on? Ma küsisin nagu, et noh, mis see siia puutub, siis see doktor ütles mulle, et teie peate oma rattavarna panema, et teiega on nüüd kõik. Et mul olid tõesti südameseinad olid alla 0,2 millimeetri lihtsalt mandlitest. Aga 2003 täpselt kuidagi niimoodi ajaliselt ja kõik klappis, et ma olin ju ka kaitseväes, sain selle noorteajaga hakkama, mul oli sundpuhkus peale mandlilõikust, oligi aprill-mai. Ma tulin maikuus kaitseväes siis nagu ära, et sai läbi, tegin järgmise koormustesti, oli korras. Et see hetk oli tõesti niisugune päris karm minu jaoks, et kui sulle nagu öeldakse, et kuule, et noormees, sul on süda tuksis ja aitab küll. Nii, aga nüüd on hea koht siia tagasi tulla, harrastussport ja harrastussportlased, sina nõustad ka väga paljusi. Kuidas sa ütlesid, et okei, koormustestid toovad, on ju, aga sa ei saa ju iga päev nendega kaasas olla, nende enesetunnet jälgida. Inimestel on veel vähemalt 10 asja, mida nad igapäevaselt tegema peavad. Et kuidas sa neid nõustad või kuidas nad või saavad ise hakkama, et need treeningud, noh, ütleme nii, et spordiga on kuidagi niimoodi, et kui sa alustad, siis tundub raske. Siis tundub nii raske, et ei tahaks homme enam minna, ülehomme ka. Aga kui sa sellest üle saad, teed nädal aega ära, vaatad, et enestunne paraneb. Ma ei tea, vaatad peeglisse, vaatad ise ka ei usu, et täitsa lõpp, et mingi muskull hakkab tekkima. Ehk siis hakkad nagu veel rohkem tahtma, veel rohkem tegema. Et kus see piir on sinul treenerina nõustada seda harrastussportlast, et tal ei ole seda südamelihase põletikku olnud. Ta ei ole selles hetkes olnud, kus karjäär, ma ei tea, juuksekarva otsas. Kas sa üldse suudad sinna minna, küündida või pigem tegeletakse ikkagi ka harrastusspordist tagajärgedega? Noh, minu näitel on selles mõttes, et täpselt nii, nagu ma sulle ennem ka ütlesin, et kõigepealt on mul vaja koormustesti. Sealt ma näen siis treenitava siis võimekuse. Ja sellest lähtuvalt siis ma ju koostan talle treeningkava ja tegelikult ju kõik käib ju ikkagi vastavalt perioodile, vastavalt eesmärkidele. Et kui me räägime ratturi ettevalmistusest, me teeme ikkagi selles mõttes rahulikult ju talvel pulsi järgi, et me seal üle ei treeni, et täna on ju kõigil harrastajatel on pulsikellad ja võimsusandurid peal, nii et mul on selles mõttes on lihtne ju kõike kontrollida. Ja kui palju sa harrastajad oma gruppi üldse võtad, et on seal järjekord või sa võtadki täpselt sellise koguse, millega sa hakkama saad? Jah, ma paningi endale 10 nägu, et miks 10, sellepärast, et kui mul oleks neid seal 50 või 100, et ma jõuaks nendega lihtsalt tegeleda ja see läheks lihtsalt niisugune copy-pastiks, et tahaks need 10 nägu ikkagi personaalselt kõiki võtta eraldi ja nendega tegeleda, et selline piir praegu on jah, et 10. Aga kuidas sa seal näiteks harrastussportlase sellist ambitsiooni nagu kuidagi tagasi hoiad või lisad, et kus see piir jookseb, et noh, mõni tahab ju väga-väga palju, võidab esimese, ütleme, et mingi medali kuskil võistlusel, et kuidas sa teda siis, noh, nii-öelda, kuidas sa siis hakkad suhtuma, kus võib natuke palju minna? On neid võimalik üldse kontrollida, tagasi hoida, kuulavad nad treenerit? Ja ikka kuulavad jah, selles mõttes, et me räägime ikkagi harrastusspordist. Jah, harrastajatel on ka ju omad eesmärgid ja nad tahavad ka ju seal oma vanuseklassis mingit medaleid saada ja tulemust ja paremaks saada, et ma näen, et nad arenevad.
aga see areng on ju mingi piirini, eks, et me ei räägi enam tippspordist, et harrastaja suures pildis käib ju peale tööd trennis laste kõrvalt, noh, et see on nagu teistmoodi jälle, aga neil on omad eesmärgid. Ma treenerina näen neid arenguid, et see on nagu selles mõttes tore ja kõige tähtsam ongi see, et nagu usaldus oleks nagu üksteise vastu. Aga kevadeti ma märkan kõrvalt, ma pole ise kunagi käinud üheski kevadlaagris, mitte üheski, et päris paljud eestlased on kevadlaagris ja neid ei ole mitte 100 seal, vaid pigem rohkem. Ehk et sport tundub mulle ikkagi päris kallis selline ajaviitmisviis ka, aga need, kes ei lähe laagrisse, kellel ei ole võimalust minna, kui palju neid näiteks, kes pöörduvad sinu poole, tahavad lihtsalt liikuda, kas see on sinu jaoks täpselt samamoodi nii-öelda treenitav sportlane kui see, kes näiteks tahab medalit võita seal oma vanuseklassis? Noh, pigem ütleme niimoodi, et täitsa tavaline niisugune sõitja ei pöördu minu poole kui treeneri poole, et võib-olla lihtsalt seal, et rattahoolduse või millegi muuga või midagi sellist, et pigem ma ütlen, et ei pöörduta sellega. Et sinul on ikkagi need, kes tahavad midagi saavutada, kellel on võimalus liikuda ka laagrisse, ehk et tal on oluliselt suuremad eesmärgid kui võib-olla sellisel tavalisel liikujal, kes tahaks. No näiteks minu jaoks on ausalt, mõni päev on saavutus, kui ma 10 000 sammu täis saan. Ma ei tee mingit sporti, aga ma tahan 10 000 täis saada. Jah, et pigem ikkagi sellised harrastajad, täpselt need 10, kes ikkagi võistlevad, käivad laagris, tahavad mingit tulemust ikkagi, et pigem on nad sellised. Põhimõtteliselt, Kaspar, mina sinu gruppi ei saaks. Pole võimalik. Ma ei taha laagrisse, ma ei taha ühtegi medalit võita, ma ei taha ühtegi vanuseklassi võita, aga ma tahaks, et sina treeniks mind. Saab ka nii ju, miks mitte. Et mul on paar harrastajat, kes ei võistle ja ei käi laagris, nii et, aga neil on eesmärk kava järgi trenni teha, see motiveerib neid liigutama, et kui sul on kava ees, treeneri poolt määratud kava, see motiveerib neid lihtsalt liikuma rohkem, kui nad teeks oma peaga. Kas, Kaspar, sinult on sport midagi röövinud? Kindlasti mitte. Ma olengi tänu spordile jõudnud sinna, kus ma täna olen. Ma ei kujutaks ette, kui ma oleks sporti teinud, mis kaak ma seal elva vahel oleks siis lõpuks olnud, et sport on edasiviiv jõud elus ja seda ma tahaks nagu teistele ka edasi anda ja rääkida. Kaspar, mida kool ei anna ja sport annab? Eks see ongi niisugune režiim, kohusetunne, et kui ma võtan oma koolipõlve, minu jaoks oli ilmselgelt trenn tähtsam kui keemiatunnis midagi tuupida, et tagantjärgi eks see kooliharidus on ka tähtis, keskkoolitunnistus on tähtis, aga sport kui selline ongi enesekontroll, distsipliin, aktiivsus, liigutamine, mida kõik nagu eluks vajalik, et sport pigem ma ütleks, sa küsid kooliga võrreldes, et mina arvan, et mõlemad peavad olema. Nii et tegelikult ma arvan, et minu teekond sporti ja sinu teekond sporti on üsna sarnased. Alustasime mõlemad kuskilt, keegi Vastselinnast, keegi Elvast. Jõudsime lõpuks spordikooli. Spordikoolis oli kõht täis. Kodune toetus oli, aga mitte piisav võrreldes tänase maailmaga. Ehk et kui täna kodus toetust ei ole, on üsna raske. Sellepärast, et varustus on nii kallis, laagrites tuleb käia, aga lõpuks saad sellega hakkama. Mida sa kaotad või mina tundsin, et ma kaotasin ikkagi üsna palju, ma arvan, et kvaliteetseid koolitunde versus siis treeningtunnid, et ma ei suutnud seda ikkagi enda jaoks võib-olla nii hästi kokku panna, sest tahe sporti teha oli lihtsalt nii palju suurem. Aga kui ma tagasi vaatan, siis ma olen ikkagi rahul, et ma olen siin, kus ma olen. Ehk et kui oleks võib-olla koolitunde rohkem võtnud, ei oleks sportlasena jõudnud sinna, kuhu ma võib-olla jõudsin ja ma ei pea isegi neid medaleid või mingeid saavutusi nii oluliseks, kui ma pean sisemist arengut.
et ma täna julgen küll väita, et ükskõik, ühtegi elukutset mul ei ole, siiamaani ei ole, õppinud ka midagi ei ole, aga mul on tunne, et ma võiks elus 3, 4, 5 asjaga ikkagi tegeleda, kas või ma ei tea, metsas abitööline, vabalt saan hakkama, sest jõudu on, tahet on. Et kuidas sina tunned seda, et mina tunnen, et midagi oleks võinud koolitundides võib-olla rohkem olla, aga võib-olla oleks see valinud minu tee natuke teistsugusemaks. Medalisti ei saanud, et siiamaani pensioni makstaks. Ja ma ei tea, siin ma olen. No, ma olen pigem sinuga sama meelt, et sai piisavalt kõike, ma arvan, et seda kooliharidust, trenni, eks ma siin treenerina ka olen ju selles mõttes samamoodi käin ju koolis edasi, et õpid. Et lapsepõlvest ma arvan, et see oli nagu 50-50 täpselt, et kõike paras jagu. Nii, aga hakkame vaikselt kokku tõmbama. Kaspar, paneme siit viimase küsimuse. Väga tihti podcastis küsitakse, mis on elu mõte. Ma ei küsi seda, aga ma küsin sinult, mis on spordi mõte sinu jaoks laiemalt? Sa küsid personaalselt? Personaalselt, mis on sinu jaoks spordi mõte? Läbi selle ajaloo, ma ei tea, seistad pedestaalil, südamelihase põletik, mingid keemiatunnid jäävad tegemata, kuskil on toiduraha puudu, peab, ma ei tea, naabri aias õunu käima pätsamas, et kõht üldse täis oleks, saaks järgmise trenni teha. No, spordi mõte kui selline minu jaoks, ma ei tea, elustiil. Tänu spordile mul on väga palju sõpru, tuttavaid, kes on tõesti nagu mind aitanud tänu sellele. Et see kogukond, inimesed, emotsioonid, kõike sinna, et üks asi on tippsport, teine asi on lihtsalt see elustiil ja kõik see niisugune fun ja kõik emotsioonid, kurbused, rõõmud, mingid eesmärgid. Et see ongi spordi mõte minu meelest, et niisugune üldiselt kui suurelt elustiil ja see lõbu ja enese piitsutamine, et see on spordi mõte. Nii, Kaspar, mul on väga hea meel, et sa teed seda, mida sa täna teed. Sa teed seda suure pühendumisega. Sul on piisavalt palju tarkust, teadmisi ja ma arvan, võib-olla kõige olulisem kogemust. Ehk et kui sina ei suuda eeskuju anda, siis ma arvan, et päris raske on teistel, sellepärast, et sul on lihtsalt nii hea kogum kaasa võtta, ma ei tea, pedestaalist kuni kuhugi mujale välja. Ja see oli Rattalõvi 13, kui ma eksi, 13 episood, nii et ilus number. 13 sinu jaoks õnnelik õnnetu? Ei ole vahet. No nii, spordimeestel ei ole vahet, aga igal juhul aitäh kõigile, kes meid kuulavad ja aitäh siis ka suurele rattalaadale, Lõunakeskusele, Revole, kes kaamerate taga ja lõpetuseks liigume ja kes ei liigu, leidke see liikumine endas ülesse. Nii et aitäh sulle, Kaspar, ja kõigile. Ja mina tänan ka Rattalaata, et mind siia kutsuti ja ma sellest osa sain ja aitäh, Margus, sulle selle meeldiva jutuajamisest.